investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Sõrs kuuleb. Tere head investeerimishuvilised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on juba 10. märts, minu nimi on Tarmo Tanias, kes eelmist saadet kuulas, siis teab, et Meelis on sellel ja järgmise esmaspäeval Itaalias suusatamas, et soovime talle sinna head puhkust, aga ega loodust tühja kohta ei salli ja võtsin siin hea kolleegi osakonnast tänast episoodi vedama. Tere, Martin Korjus! Tere, Tarmo, tere kuulajad, rõõm siin Meelise asemel olla. Martin, sa ei ole päris mees metsast, et kui sinu nime nagu guugeldada, siis minule hakkas 2 asja silma, et sa oled päris kõva spordipoiss ja samal ajal ka investeerimishuviline. Ja, mina olen siis Martin Korjus, võib-olla paljudele tuttav ka kui rahatreener, et teen ühte Eesti suurimat investeerimisalast blogi rahatreeni nime all ja jagan ka Instagramis rahatarkust ja selliseid väikseid koolitusi teen ka algajatele, et väga meeldib jagada makromajanduse kokkuvõtteid ja börsiettevõtete tegemisi ja geopoliitilisi uudiseid. Tore, et nagu kuulajad aimu said, et tegemist ei ole päris mehega metsast, et mul on kellega täna arutada ja ma arvan, kui me nüüd möödunud nädala juurde nagu tagasi läheme, siis Meelis sõna otseses mõttes ikka põgenes õigel ajal ära, et kui ma vaatan siin möödunud nädalal nagu liikumisi, esiteks, mis mul nagu silma jääb, euro tugevnes dollari vastu 4,4% ja see on siis ka võib-olla nagu üks peamisi põhjused, et kui me vaatame, mis siis nagu USA turg eurodes tegi, siis SP500 kukkus nädalaga 7,1% ja tänases on siis nagu aasta algusest üle 6% miinuses ja kui ma nüüd piirun siin samal ajal ka, mis eelturud täna teevad, siis USA turg on natuke üle 1% veel nagu miinuses ja Nasdaq on siis nagu veel rohkem kukkunud, et kuidas sulle, Martin, tundub, et miks selline hirm nagu äkki turule tuli? Mulle tundub, et see hirm on ikkagi siin ühe USA tähtsa mehe põhjustatud, et Donald Trump on oma hullustega siin ikkagi maailma natuke pingeliseks sajand ja oma uue lähenemisega, et kus ta kõik välja mõtleb, välja ütleb, mida ta arvab ja proovib kõigile tariifid peale panna, kes vähegi tema asjadega nõus ei ole, et see muudabki turud minu hinnangul närviliseks. Jaa, mulle tundub samamoodi ja vaata, alati on nagu oluline ka see, et süüdlane tuleb üles otsida, kui midagi nagu ei lähe nii, nagu sina tahad ja kuna Trumpile kindlasti ju ei meeldi, et finantsturud kukuvad, et Ameerikas ja ameeriklased edu mõõdavad sageli ka rahas ja kui aktsiaturud tulevad allapoole või krüptovaluutad tulevad allapoole, siis hakatakse süüdlasi otsima ja Trumpi käest on ka juba esimesi küsimusi nagu küsitud sellel suunal, et nagu sa nüüd tolli oled teinud on ju, et mis mõju nagu majandusel on ja edasi, kuni sinna välja, et tuntud kuulus investor Warren Buffett on ju ka päris nagu kritiseerinud Trumpi tolle ja öelnud ju seda, et tema on ju aastakümnete jooksul näinud, et mis mõju sellel kõik on ja et tagajärg ei ole kuidagi nagu positiivne, aga selle peale tegelikult Trumpil oli vastus olemas, et USA majandus on üleminekuperioodis ja aktsiaturgude langusest praegu on hoopis globalistid süüdi. No kedagi peab ju süüdistama, et kui süüdlasi ei ole, siis ei ole kedagi peale tema enda süüdistada, et sa pead kellegi leidma, kes selles kõigest süüdi on, mitte tema, kes ta neid tariife teeb ja siin majandust tullutab, vaid ikka teised. Kui nüüd püüda natukene tema pea sisse võib-olla pugeda ja mõelda, et kuidas ta nagu mõelda võib, sest kindlasti tal on seal palju nõuandjaid ja üks soovitab ühte, teine teist, aga lõppkokkuvõttes ta peab siis mingid otsused nagu vastu võtma ja kindlasti on siis temani ka, ma arvan, jõudnud see, et need viimased numbrid, kui me vaatame USA majandust, ei ole enam nagu nii roosilised, millega me võib-olla nagu harjunud oleme, et tööturul on natuke võib-olla rohkem pingeid, me teame ju seda, et eeskätt nagu Elon Muski vedamisel riigisektoris tuleb hästi palju koondama hakata ja nad ei ole rahul ju sellega, et see tempoga tahaks veel kiiremini koondada, inimesed on siis nagu tööst ilma jäänud, aga aga erasektor on tegelikult nagu koondama hakanud ja tööpuudus natuke nagu tõusma hakanud. Teine pool on see, et siis aeg-ajalt siin avalikustatakse erinevad sellised makronumbreid
ja võib-olla möödunud nädalast üks oluline asi oli, et tuli välja USA töötleva tööstuse ostujuhtide indeks, no ütleme kuulajatele, kes meist esimest korda kuulevad teadmiseks, et see number, kui ta on üle 50, siis majandus kasvab, kui ta on alla, siis langeb ja ütleme, kui ta jaanuaris oli 50,9 see number, siis veebruaris oli juba 50,3 ehk põhimõtteliselt ta läheneb sellele piirile, kus majandus võib nagu langema hakata ja siis ütleme, on olemas ka selline indikaator nagu SKP Now Indicator, et see näiteks üldse prognoosib, et esimese kvartali majandus USA-s hoopis kukub 2,8%, vasti see ma nagu teada, et kas see tegelikult prognoos ka täppi läks, aga võib-olla kui möödunud nädalast nagu mõelda, mis USA-s peale Trumpi veel nagu olulist oli ju USA keskpanga istung ja tegelikult läks nii nagu arvati, ütleme inflatsioon tahetakse, et oleks veel natuke madalam ja keskpanga juht ei toonud siis nagu intressimäärasid allapoole. Ta küll rõhus selle, et USA majanduses asjad väga nagu halvasti ei ole, et pigem nagu hästi, aga oma oote seisundi ühe vihjena ta tõi selle sama Trumpi tollid tegelikult välja, et raske on nagu prognoosida, mida Trump võib teha, mis mõju nagu majandusel on ja sinna paika see siis jäi, aga Martin, meil oli ka ju Euroopa Keskpanga istung, et seal toodi intressimäärasid allapoole ja kuidas sul tundub täna, et natuke nagu teine olukord, et Euroopas kukuvad intressid ju kiiremini, aga euro tugevdas 4,4%, et mis selle taga võib olla, et kas see, et Euroopa tunneb ennast võib-olla nagu tugevamana täna, sundseis, et kaitsekuludesse on pidanud rohkem investeerima hakkama? Jaa, nagu on näha neid põhiriikide indekseid ka, et need riigid, kus ikkagi sõjatööstus on mingis osas olemas, et need on päris hea ja tugeva tõusu ära teinud. Saksamaa ja Rootsi on ja et mõned on ja Prantsusmaa ka osaliselt on. Me oleme ikkagi sundolukorras, et uued rahad peavad peale tulema, et seda on siin Euroopas ka meil räägitud, et tehti uus Euroopa taasrelvastumise plaan, Rearm Europe, kus nad proovivad siis 4 aasta jooksul ligikaudu 800 miljardit eurot kokku saada, mis on siis umbes 850 miljardit dollarit. Ja proovi selle katteks võetakse siis ka 150 miljardit laenu. Kui kõik liikmesriigid suurendaksid oma kaitsekulutusi keskmiselt 1,5% võrra SKT-st, siis saaksime 4 aasta jooksul kokku 650 miljardit eurot, öeldi seal ka. Ainuke asi on see, et lõunariigid ei taha kuidagi sellega kaasa tulla, et meil on Hispaania, kes kulutab siis kaitsekulutuste peale 1,3% ja Itaalia 1,5%, et nemad seda ohtu võib-olla nii suurena ei näe. No jaa, meil Gloobus siin laua peal ei ole, kui meil Gloobus oleks laua peal, siis me näeksime, et nemad on ikkagi Venemaast ju olust kaugemalt geograafiliselt. Lihtsalt ütleme, kui me mõtleme, ütleme 10-15, ütleme vist 15 aastat juba tagasi, millal me need võlakriisid siin isegi natuke rohkem Euroopas tagasi olid, siis muu maailm eeskätt nagu Kreekale, aga ka Itaaliale läks ju appi, et nüüd kui on vaja nagu Euroopas siis solidaarsem olla, siis nemad tõenäoliselt tõesti, eks nemad loevad ka ju raha, et kui me vaatame, kus see raha siis tuleb, et see on nagu väga suur summa ka eurooplaste jaoks, et aga midagi nagu teha ei ole, tuleb nagu investeerida, siis on ju, ütleme, paljude riikide eelarved on pinges, et kui palju sa sisemajanduse kogutoodangust võid defitsiidis olla ja ütleme, kui kaitsekulusid nii palju tõsta, siis need igasugused eelarvereeglid läheksid ju lõhki ja siis põhimõtteliselt tahetakse ju teha ja tõenäoliselt tehakse ka, et need kaitsekulud on siis nii-öelda nagu muu eelarve väliselt kulud, et need ei läheks siis üldkulude nagu alla, aga sellest hoolimata, kuskilt see raha peab ju tulema ja siin ongi, käivad erinevad arutelud, et kuidas me siis teeme, ütleme, iga riik eraldi võiks ka ju laenu võtta, aga lihtsam oleks ju koos laenu võtta, mahud oleks suuremad, tõenäoliselt saab ka madalama hinna, aga tõesti, osad ei tunne, et milleks seda raha vaja on, et itaallased ja hispaanlased tahaks seda raha kuskil mujal kulutada, aga siis tuleb nagu kaitsesse, üldisesse Euroopa kaitsesse nagu investeerida. Aga mis selle kõige asja juures on võib-olla nagu huvitav, et kui turgudel, nagu ma mainisin, oli päris nagu verine nüüd möödunud nädal, siis mitte nüüd kõik turud ei olnud nagu nii verised, et kui ma mainisin, et USA nagu palju kukkus, tegelikult ka Austraalia kukkus pea 5% ja Jaapan ka seal 3%, aga mõned turud,
Martin ka mainisid, et noh, Saksamaa näiteks on ju 2% ülesse, eeskätt nagu kaitsetööstus ja mis on võib-olla nagu positiivne, võib-olla noh, Soome-Rootsi, no siin ka üle 2% ülesse ja kui ma mainisin, et dollar põhimõtteliselt nõrgenes euro vastu 4,5%, siis Rootsi kroon omakorda euro vastu kallines 2%, ehk noh, tegelikult need investorid, kes no võib-olla kuu aega tagasi või paar nädalat tagasi müüsid näiteks USA aktsiaid, noh päris kõrge hinnaga, konverteerisid selle USA dollari näiteks Rootsi krooni ja ostsid nagu Rootsi aktsiad, noh on nüüd võitnud selle kuu ajaga noh, päris palju aktsiaindade tõusust, aga ka valuuta kallinemisest, et noh, võtame siis Rootsi kroon ainuüksi eelmise nädalaga dollari vastu 6,5% noh, kallines, et noh, see on nagu päris suur liikumine, aga noh, mind natuke üllatab nagu see, et Euroopa nii tugev oli, sest noh, ma poole silmaga alati jälgin ka, mida võlakirjaturud teevad, sest seal on tavaliselt natuke nagu targem raha ja võlakirjade intressid läksid päris palju üles, et eeskätt noh, ütleme 10-aastased võlakirjad, et nii Saksamaal kui Prantsusmaal noh, tootlus läks seal 0,4% üles, mis tähendab, et hinnad läksid nagu allapoole. Need investorid, kes täna meid kuulavad ja kellel on võib-olla portfellis rohkem võlakirju, mitte aktsiaid ja küsivad, et miks siis nende võlakirjaportfell ka nagu kukkus, siis noh, põhjus ongi seal, et finantsturud nüüd täna näevad, et kui need kaitsevõlakirjad tulevad, siis noh, tõenäoliselt nad ei ole nõus nii madala intressiga, no, nagu täna turul on ja tahavad natuke kõrgemat hinda saada selle eest, et aga räägime, Martin, võib-olla natukene ka Hiinast, et ma ei tea, kuivõrd sina üldse Hiina aktsiad, Hiina turge jälginud oled? Tead, ega enam väga palju ei ole, et Hiinal siin on päris palju muutujaid, et nüüd tundub juba sama palju uudiseid tuleb, nagu vanasti tuli Hiinast, nüüd tuleb USAst, et sinna väga ei kiirustagi vaatama või investeerima. Miks ma Hiinast nagu räägin, et noh, üks põhjus on see, et meil on suure Peetri portfellis on ka üks Hiina aktsia, Nion, et kelle peaks nagu homme tulemused tulema, aga noh, laias plaanis noh, ütleme hoolimata sellest poliitikast, mis seal on, ta on maailmamajanduse ikkagi ju väga oluline üks mängijatest, et ja noh, kindlasti noh, kui me vaatame, et Ameerika tahab pigem ju Euroopast distantseeruda, et noh, ütleme, et meie nüüd ei ole nõus nagu selle Euroopa kaitse eest enam maksma, noh, Elon Musk pani ju X-iga teate minust eile õhtul, et me võiks nagu NATO-st üldse nagu ära minna ja siis noh, USA vaatab rohkem Hiina poole, siis noh, kui igal pool on nagu mure selle majanduskasvuga, siis ja noh, Hiina, ütleme, inflatsioon on nagu kõrgem, siis Hiinas oli võib-olla see huvitav, et viimane kuu, siis veebruarikuu, Hiinas oli hoopis mitte inflatsioon, vaid deflatsioon, mis tähendas seda, et hinnad odanesid 0,7%. Ja noh, nüüd on päris suur ootus, et vähemalt investorid ootavad ja loodavad, et Hiina keskpank lähitulevikus võiks nagu kas intresse alandada või mingid muid stiimuleid nagu turule tuua. Ja Hiina on siis ametlikult ka välja öelnud, et nad selleks aastaks, 2025. aastaks ootavad vähemalt 5% majanduskasvu, et noh, rõhk on sõna vähemalt, et päris julge prognoos, arvestades noh, ütleme, kus nad nagu täna on ja noh, mis nagu muu maailm on nagu teinud. Ja kus see kasv siis võiks tulla, et noh, nemad siis piiluvad ka no järjest enam sinna tehnoloogia poole ja üks põhjus, miks võib-olla siis möödunud nädalal noh, ütleme USA suured firmad ju kukkusid päris palju, et kui me võtame need suuremad ettevõtted, pärast võib nagu lähemalt vaadata, et aga eeskätt ütleme Nvidia, noh, kelle me siin hiljuti tulid tulemused ja noh, aktsiahind oli seal $140 juures ja nüüd on alla 110 vist täna hommikul juba USA eelturul, siis noh, siin on tulnud Hiina tehisintellekti sellised konkurendid, et siin Alibaba tuli oma uue tehisintellekti siis noh, mudeliga põhimõtteliselt nagu turule. Ja noh, võib-olla mõne sõnaga ka Eestist ja Baltikumist, et noh, võib-olla kui me siin oleme võib-olla õnnetunud olnud, et hinnad üldse ei liigu ja kui ütleme turud üles läksid, siis võib-olla ja uudis on see, et kui turud nagu allapoole tulid kõvasti, siis noh, Tallinnas ei ole suurt langust tulnud, et ainult % viimane nädal, et kas me siin võime ka mingid mustrid näha, et kas kohalik investor ei muretse väga Eesti asjade pärast või ta on noh, siin juba pikaajalisema vaatega?
ma arvan, et see kohalik investor on nii kaua külmkapis olnud, et ta alles soendab ennast üles, et praegu tundub küll, et need tulemused, mis tulnud on päris siuksed ootuste kohased ja kindlasti läheb siin asi paremaks, et ka meie sisemajanduskogutoodang ja majanduskasva nähakse aina potentsiaalikamana ja on ainult paremuse poole minna. Et ma arvan, et siit, kui maailma majanduslik olukord natuke paremaks läheb, siis jõuavad välisinvestorid varsti ka meie poole uuesti vaadata. Eks siin jah, kaks asja. Üks asi on see, et võib-olla optimistlikumad näevad võib-olla, kas võib-olla ka ajutist relvarahu seal Ukrainas, mis ka, ütleme, meie piirkonda aitaks neid investeeringut meelitada. Teine asi on see, millest me just rääkisime, et kui suurelt siis Euroopa hakkab kaitsesse investeerima, meil Eestis on ka mitmed sellised startup-laadsed ettevõtted kaitsetööstuses, mis ka tõenäoliselt saaksid siis sellest rahast päris suure nagu ampsu. Ja mis võib-olla on ka oluline, on see, et kindlasti on oluline, aga kui oluline on see, et mis ma mainisin, et Rootsi kroon on ju tugenema hakanud, et täna hommikul ta oli ütleme, 1 euro eest sai juba natuke vähem kui 11 Rootsi krooni ja kui Rootsi kroon läheb tugevamaks, siis rootslaste ostujõud ju ka kasvab euro vastu ja siis nad on valmis ütleme ka Eestist ja mujalt ütleme euroalad rohkem asju ostma, et aga mis nagu möödunud nädalast veel, et kui ma vaatan neid nagu sektorite lõikes liikumisi, siis ka siin ei ole ammu aega nii suuri muutusi olnud, et tehnoloogia eurodes siis ütleme USA-s siis kukkus 10,5% möödunud nädalal ja pidin üle kontrollima, kas ma õigesti näen, pangad kukkusid peaaegu 10%, et ikkagi märkimisväärne kukkumine ja ütleme USA pangad siis eurodes üle 3% aasta algusest miinuses ja samal ajal on Euroopa pangad 25,8% plussis, et see on nagu päris märkimisväärne muutus ja mis on võib-olla üllatavalt nõrk veel olnud USAs, aga isegi ka Euroopas, kuigi intressid nagu langevad, on kinnisvara, et ütleme ka kinnisvara möödunud nädal siis siin üle 5% nagu allapoole tuli. Aga kui me nüüd läheks võib-olla järgmise ploki juurde ja oleme Meelisega siin aeg-ajalt suhteliselt regulaarselt ka rääkinud möödunud nädala siis võitjatest ja kaotajatest, siis kui ma nüüd USA-st võib-olla otsa lahti teen, siis siin kaotajate hulgas on Energy näiteks ja Constellation Energy, mõlemad on siis energiatootjad, ka Vistra tegelikult kukkus päris palju eelmine nädal ja ütleme, kes on nende graafikuid vaadanud, siis nad on ju päris palju tõusnud, eriti viimase aasta jooksul ja see viimane ots on nagu raketina üles läinud ja põhjus on lihtne, et suured need tehnoloogia andmekeskused on nõudnud järjest enam energiat, aga kui ütleme siis need AI aktsiad on hakanud allapoole tulema ja ütleme ka Microsofti ja mõnede suurte poolt on tulnud sellised signaale, et võib-olla nad ei investeeri enam sellises mahus nendesse andmekeskustesse, kui turud varem ootasid, siis on turud ju aru saanud, et seda energiat võib-olla nii palju ikka vaja ei ole nüüd lähitulevikus. Aga kuidas sina, Martin, arvad, et kas AI on tulnud selleks, et jääda ja hoolimata nüüd sellest viimasest langusest, ütleme, energia järele ikkagi nõudlus on? Ja, minu hinnangul ikkagi AI on tulnud, et jääda, et siin on ju päris paljud teinud proovinud igasuguseid energialepinguid teha, et just nende otse nagu firmadega on ju. Jah, et on erinevaid diile tehtud, et nende andmekeskused saaksid siis sealt või sealt tuumaenergiat või mingit muud energiat, et see ajas selle turuga jubedalt ülesse ja siis kui need ootused ei kasva nii kiiresti kui oodati, siis need ootused kasvasid ikkagi ettevõtte tulud ja käive kasvas ikka neil AI ettevõtetel päris kiiresti ja järsku see natuke langes ja samas tuli ka Hiina konkurents, mille näitajad olid päris tugevad, alustades selle DeepSeekiga ja nüüd Alibaba omaga. See oli väga keerulise nimega, tähed ja numbrid, ma ei hakka seda ette lugema. See tegi olukorra neile ikkagi päris raskeks ja selline väike korrektsioon on ju täitsa tavaline.
peale kiiret tõusu. Jaa, ütleme, strateegina on üks minu töö ülesanded siis nagu mõelda, no ja jälgida, kuhu suunas siis investorite raha nagu on liikunud ja kuhu ta võiks nagu liikuda. Lühiajaselt, tegelikult me tegime Meelisega eile õhtul, kuigi ta on Itaalias, tegime sellise lühikese välkkoosoleku ka interneti kaudu ja natuke arutasime neid liikumisi ja Meelis siis tuletas nagu ka ajaloost meelde, ütleme, CNN-il on selline hirmuahnuse indeks, et põhimõtteliselt 100 punkti skaalal ja praegu ta vist oli seal 17 kandis või isegi 13, igal juhul seal teises 10 ja Meelis mäletas aegu, kui see number oli ka näiteks 3, on ju, tõenäoliselt see oli siis viimase finantskriisi ajal, ehk selle põhjal võib nagu öelda, et kuigi ütleme, USA teema tuleb meil siin küsimuste plokis, viimases plokis, et see on näha, et meie kuulajad on ka elavnenud ja mõtlevad kaasa nagu USA suunas, et võib-olla siis seal vastame natuke nagu konkreetsemalt, aga lühiajaliselt jah, eeskätt nagu USA-s on seda ülemüüdust kõige enam olnud ja mida me siis näinud oleme, tehnoloogiasektorist on ära põgenetud ja kus see raha siis on läinud, et rohkem siis väärtusaktsiatesse, ütleme suure Peetril on Reati Income näiteks on ju suur ärikinnisvara ettevõte, selle aktsia hind on üles läinud, kuigi ütleme viimased tulemused turuootustele nagu natuke alla, eeskätt nagu väljavaate osas, aga kuna need makronäitajad on siis natuke ju nõrgenema hakanud, nagu ma enne mainisin, siis ma arvan, et turg juba vargsi usub ja loodab, et varsti võib olla aeg, kus siis intressi hakatakse USAs langetama, pluss ma arvan, Martin mäletad, kui Trumpil oli see presidendi kampaania, siis üks lubadus oli tal ka ju, et USA ettevõtted tulumaksu langetada, et täna teatavasti see maksumäär on 21% peal, Biden tahtis tõsta selle 28% peale, aga Trump lubas langetada 15% peale. Ja me pole siiamaani näinud ju ühtegi uudist, et kus on nagu maksulangetused, et aga mis sa arvad, et kas see tuleb vasti Trumpilt uus avaldus, et ma nüüd hakkan makse ikkagi langetama? Mulle tundub ka, et ta veel on selle kaardi enda taskusse jätnud, et vaatab, kuidas need tariifid ja kõik tema välja lausutud olukorrad siis ja võimaluse loovad, et siis ta saab natukenegi uuesti majandust käima lükata, et me ju teame, et 25% tariif terasele ja alumiiniumine tuleb juba 12. märtsil. See on juba sellel kolmapäeval, jah? See on juba sellel kolmapäeval, mis siis veel surub siin. Kanada on kõige suurem terase importija USA-sse ja Mehhiko samamoodi 3,2 miljonit tonni, et see lööb ka päris tugevalt majandust, ma usun, ja siis on tal mingisugune kaart taskust võtta, et natuke seda elatada. Ta ju teab, on ju, et kuidas et makse alandaks, kui palju siis riigieelarvest raha nagu vähemaks jääks ja tal on vaja siis nagu allikaid, kus seda katta ja ütleme, Trump ju tegelikult pidas ju ka möödunud nädalal kõne, on ju, et üle pika aja siis avalikkusele ja ühelt poolt ta rääkis seal Ukrainast ja mida turg juba ootas, aga ja ütleme võimalikust rahulepingust, aga mis võib-olla nagu positiivse poole pealt ma nagu välja tooksin tema kõnest möödunud nädalast on see, et ta ütles, et ta tahab, et USA riigieelarve saab jälle tasakaalu ja ütleme, põhimõtteliselt see defitsiit hakkaks nagu vähenema. See on iseenesest ju õige asi, millega ta tegeleb. Küsimus on lihtsalt võib-olla selles, et kuidas ta seda teeb, on ju, et ta üritab siis panna nagu kõik teised nagu maksma, et ütleme America first põhimõtteliselt ongi, et ameeriklased saaksid vähem makse maksta ja panen siis kõigile teistele tollid peale. Aga sellega ju võib suhted ära rikkuda. Et ja keegi peab need tariifid ju kinni ka maksma, et üldjoones on see tavainimene. Täpselt ja kui me Euroopaks on ju, võib-olla natuke kaugemal siin USA-st, aga Kanada ikkagi ju naaber, hea partner pikaajast olnud USA-le, et nüüd temaga nagu tülli minna. Ma saan aru, et seal on pigem võib-olla isikute omavahelised antipaatiad, et kui ma mõtlen nagu Trumpi ja Kanada peaministri peale, et lihtsalt inimestena ei sobi omavahel, on ju, et ja siis käib selline ärapanemine ka. Aga siis teine sektor võib-olla, kui ma mõtlen, kes võitjatest oli möödunud nädalast, siis Moderna näiteks, kes graafikut on vaadanud, et või kui ei ole, siis vaadake, kui palju see aktsia maksis, kui meil oli koroona, et siis ta käis seal, ma ei tea, $170 või tipp seal lähedal kuskil. Ja nüüd ta käis 30 juures ja nüüd ta on seal 36 juures, et ettevõtte juht ostis siin vist $6 miljoni eest aktsiaid, pluss ütleme siis 2 aasta pärast arvatakse, et uus vähivaktsiin võib nagu turule tulla nende poolt, et koostöös oli ühe teise suure farmaatsia nime ettevõttega, et
noh, turud siis seda jäid natukene siin uskuma ja võitjate poolele see siis nagu läks. Ja kui tulla siia võib-olla kodule lähemale natukene, siis ja üldse Euroopa, siis mitmendat, ma arvan, siin 3. nädal järjest on ikkagi sama kaitsetööstus, ütleme Saabi aktsia näiteks, möödunud nädal eurodest tõusis peaaegu 15% ja ütleme siin viimase pooleteist kuuga natuke vähem kui 2 korda üles läinud, et väga palju tõusnud, nagu Rheinmetall, nagu Saksamaal, et ja kellel veel hästi läheb Rootsis, pangandussektor on päris tugev, jätkuvalt on ju, et siin praktiliselt kõik pangad siin tulemustega kas ületavad ootusi või tulevad väga korralikult dividendimäärad. Ja võib-olla nagu positiivne on see, et mina olen sellest kirjutanud mõnekord ja sa mainisid siin, Martin, ise ka, et Tallinna börs on justkui nagu külmikus olnud. Nüüd mul tundub, et natukene hakanud üles sulama ja Soome on võib-olla siis nagu külmikus ja aga nüüd viimase nädala liikumused võib-olla natuke lisavad lootust, et äkki mingi elavnemine, sealt võiks ka natukene nagu tulla. Aga kui me selle ploki nagu kokku võtame, siis oli raske nädal, tegelikult, et kui sa olid investeeritud palju USA-sse, et sa kaotsid nagu 2 otsast, sa kaotsid nagu aktsiatega, aga veel rohkem nagu valuutakursiga on. Et see on põnev aeg investorile jah, et siin oleme ju päris mõnda aega tõusu näinud ja siis kui sa nüüd enne tõusu natuke investeerisid ja vaatasid, et kõik läheb super hästi, siis nüüd me oleme siuke Trumpi valimiseelsel ajal enam-vähem tagasi, et see eufooria on nüüd enam-vähem üle läinud ja paneb hästi uute investorite ja võib-olla ka vanade närviproovile, et kuidas see investeerimine ikkagi käib. Ja mis ma tahaks nagu võib-olla siin rõhutada, et kui me tuleme siia viimases plokis, räägime võib-olla detailsemalt veel, aga Warren Buffett möödunud nädalal rääkis päris palju, keskmisest nagu rohkem ja ta ka siis, nagu ma ütlesin, keskmisest enam jälgib nagu Trumpi tegevust ja seda tollipoliitikat ja üks võib-olla nagu jõulisemaid avaldusi oli see, et kui Trump niimoodi jätkub, et siis finantsturgudel võib tekkida samasugune olukord nagu 2008 ja kes on 2000, ütleme, see on päris kaua aega tagasi, see on 17 aastat tagasi, paljud noored, osad on võib-olla sündidki siis on ju, et aga see aeg oli tõesti väga raske ja ütleme, kestis selline suurem langus umbes 1,5 aastat ja USA turud kaotsid siis umbes poole enda nagu väärtusest nagu tippudest ja lihtsalt miks ma seda nagu räägin, et ärge nüüd väga hirmule ka minge, et lühiajaliselt on turud USAs pigem nagu isegi ülemüüdud, aga ütleme, tuleb ikkagi nagu silm peal hoida, sest need hinnatasemed on ju keskmiselt nagu kallimad olnud ja siin on palju räägitud ka sellest, et kas USA-s on siis järgmine 10 aastat nagu kaotatud 10, et raske veel natuke öelda, aga finantsturgude poolest võib nagu keerulisem olla, et ma huvi pärast siis võtsin välja, ütleme Tallinna börsi siis sellise, leidsin ühe huvitava graafiku, et kui investor, ütleme meil indeksid Tallinnas ju kahjuks ei ole, aga kui oleks olnud Tallinna börsi nagu indeks, siis oleks nagu 10 000 eurot investeerinud börsi alguses ja mitte midagi teinud, et siis oleks mingi 12 korda peaaegu oleks selle portfelli väärtus kasvanud, aga kui ma oleks võtnud sealt kogu sellest ajaloost siis 5 kõige parema päevaga tõusu nagu välja, siis tootlus oleks olnud ainult 6 korda ja kui oleks nagu 30 parimat päeva välja jäänud, siis oleks olnud 9,7, mitte 9,7, vaid ütleme siis oleks isegi miinusesse jäänud natuke, et kujutad ette, Martin, et 10 000 panid ja lõpu tulemus oleks 9765, kui sa oleks 30 parimat päeva maha maganud, et minu see resümee selle jutul on see, et pikaaliselt ikkagi võidab kõige rohkem see investor, kellel on mingi kindel tees, ta usub sellesse, ütleme reinvesteerib oma dividendid või paneb uut raha juurde ja on ajutatud üle maailma, et mulle tundub niimoodi. Jaa, täitsa nõus, et me oleme kõik, proovime investoritena võimalikult tarku otsuseid teha, aga siuke täpne ajastamine, et ma panen nüüd täpselt praegu selle suure summa sisse ja siis aktiivselt sinna juurde investeeri, et see ei pruugi... See kipub ka niimoodi olema, et sa pead tegema ju 2 õiget otsust, et millal osta ja millal müüa. Okei, kui sa isegi, ütleme need investorid, kes võib-olla, ma ei tea, nädalaga tagasi nagu otsustavalt nagu vähendasid USA aktsiate osakaalu, ütleme nüüd 7% on nagu raha rohkem,
aga millal sa tagasi ostad, on nüüd järgmine otsus, et kas sa selle ka nagu õigesti teed ja kui nüüd vaatan, piirun natuke meie järgmist plokki, siis virtuaalportfellid, kes nendega tahab rohkem kursis olla, siis see aadress on blog.swedbank.ee, värske episood läks umbes nädal aega tagasi sinna üles, et mis me siis, kuidas meil veebruaris läks väga hästi, aga ütleme niimoodi, et eriti suurele Peetrile, aga väiksele ka natukene, see viimane nädal oli ikkagi valus, on ju, et kui ma vaatan väikest Peetrit, siis ütleme globaalsetest aktsiatest tal on Swedbank Roburi Global Fund, see tuli nagu allapoole ja kes meie viimast episoodis kuulas, siis meil oli veel 250 eurot üle ja et natuke passisime kuhu seda raha panna ja tegelikult eile siis investeerisime sinna samasse Global Fondi juurde, kuna need selline suur müügisurve käis nagu üle ja siin on ka need suuri tehnoloogiafirmasid päris palju sees, et panime raha sinna juurde, aga tervikuna tegelikult, kui ma vaatan nüüd väikse Peetri portfelli, siis viimane nädal väga hästi, ütleme ainult Kinnevik tuli alla, tema küll kukkus 8%, aga ütleme Nibe aktsia tõusis siin 5% ja Baltikumi asjad pigem nagu hoidsid ja Realty Income isegi tõusis natukene, et ühesõnaga selline konservatiivne investor, nagu see väike Peeter on, et teda vähemalt see lühiajaline liikumine siin peaaegu nagu üldse ei mõjutanud, aga suurt Peetrit küll, et siin meil mingid asjad kukkusid siin stop-orderiga isegi välja, et Dost näiteks ja ütleme ka seesama CrowdStrike näiteks kukkus stopiga välja, vaatasin huvi pärast eile õhtul, et kui me ei oleks seda, kui ta stopi peale pannud, siis oleks 10% täna hind veel nagu madalam, et sellega natuke siis pääsime nagu ära, aga tervikuna siis, mis meil see viimane ost oli siin vist 2 nädalat tagasi, me ostsime seda Berkshire Hathaway'd natukene, see on, ma eile vaatasin, täna on 2,3% nagu plussis ja ütleme uue ostuna, ütleme me ostsime siis seda Tekes Autori natuke nagu juurde, et selle oli nagu täiesti vaba langus, et põhimõtteliselt aktsia tuli siin ikkagi kolmandikku põhimõtteliselt kuu aega allapoole ja selle peale, et tulemused olid natukene nõrgemad kui nagu ootati, et tundub selge ülereageerimine, enamus analüütikud arvavad ka nagu hea ostukoht, me oleme sellega nüüd natuke veel miinuses siin 13%, aga juppaaval ossime nagu juurde ja ütleme Meelise Soovil ossime mikrostrateegit ka juurde natuke, et kui ütleme huvitav avaldus oli see, et sama firma tegevjuhi Sailori poolt, et tema pakkus Martin sellist ideed Trumpile välja, et Trumpil oli ju see idee ka, et meelitada siis 10 miljonit miljardäri põhimõtteliselt nagu USA-sse igaüks maksaks nagu $5 miljonit, siis saaks nagu raha, aga Michael Sayloril oli see uus idee, et USA teatavasti siis oma krüptoreservi on nüüd looma hakanud ja ka tema tahaks, et USA riik ostaks siis veerandi, ütleme turul kaubeldajatest bitcoinidest põhjust nagu ära ja ütleme siis aastaks 2050, selle väärtus oleks nagu 10 triljonid, isegi rohkem, seal vist paarkümmend triljonit on, et põhimõtteliselt USA edu jätkuks ja selle krüpto arvelt saaks siis ka riigi võla nagu põhimõtteliselt ära tasuda, et kuidas sulle selline utoopiline idee nagu tundub? See tundub tema poolt nagu hea müügi jutt, et aga ma nüüd ei oska öelda, kas see reaalsuses ka realiseeruks, et tegelikult on ju, see Bitcoin on hästi tugevalt mõjutatud ikkagi inimeste hinnangust kogu sellele süsteemile, et kõlab hästi palju see läbi, et buy the rumor, sell the news. Et samamoodi oli nagu selle krüptoreserviga lõpuks oligi reaalsus jõudis kätte ja siis hakkasid inimesed müüma, et saada mingisugune kasum sealt kätte. Ja ma ei tea, kui hästi see tavainvestorile mõjuks, kui päris suur osa oleks USA, Ameerika käes, et see võiks olla natuke ehmatav, et nende lootus on ikkagi see, et see ongi inimeste käes ja seda kuidagi reguleerita ja nemad saavad siis nii-öelda kuidagi väärtust hoida. Just. No vaatame, et tema puhul Sailori puhul on kindlasti see positsioon räägib jutt ka, nii et kuna neil endal see Bitcoini nii palju on, siis ta on nagu kindlasti huvitatud, et riik ka siis neid oste seal nagu teeks. Aga ühesõnaga siis, kui me räägime nüüd numbritest natukene suure Peetri portfellis, siis
no tema sai küll nüüd haiget, et noh, põhimõtteliselt ja kõige rohkem sai haiget see sama dollariga, et no ütleme, me möödunud nädalal olime 6% aasta alguses plussis ja täna oleme protsendi plussis, et noh, 5% kadus nagu nädalaga ja noh, suuresti siis nagu ma ütlesin, 4,5% kadus nagu dollari arvelt juba ja noh, siis nagu aktsiad ka natuke nagu allapoole, õnneks on tal natuke ka Rootsi krooni, mis siis nagu tugevnes ja noh, tegelikult, kui me nüüd turge vaatame, noh, kui ma ütlesin, et USA on aasta alguses 7% miinuses, Suurpeeter on +1, noh, USA-ga võrreldes on ju hästi, aga kui ma panen kõrvale Saksamaa, mis on +15, noh, siis Saksamaaga võrreldes on halvasti. Aga no ütleme, Suurpeeter ennast kellegiga ei võrdle otseselt, on ju, et ta siis püüab nagu pikaajaliselt mõistlikult investeerida ja noh, kus siis nagu paremini läks, on väärtuse aktsiate pool, on ju, et see Höög Autoliners, noh, see tundub ka, noh, ütleme, väga ülemüüdud 1000 aktsiat lisas Suurpeeter, et noh, ka tulemust ei olnud nii kehvad, et pigem oli nagu ostukoht, aga noh, Coca-Colal oli hea nädal, Verisonil, telekomfirmal oli hea nädal, noh, Pfizer ka, noh, farmaatsiasektor on natuke nagu taastuma hakanud ja noh, Realt Income'ist ma juba nagu rääkisin, ehk noh, siin tuleb tegelikult see päris hästi välja, et noh, kui ma nüüd rahaliselt vaatan, on ju, et siis Suure Peetri portfelli maht on, noh, ütleme, reede seisuga 1 269 000, noh, miljoniga alustasime, on ju, et noh, päris hästi on, aga vahepeal oli siin, ma ei tea, 50 000 oli rohkem, et me oleme enam nii palju ära kaotanud tipust, aga noh, sellest 1,27 miljonist siis kasvuaktsiatest täna on 515 000 ja ütleme, väärtusasjades on siis 754 000 ja noh, mis on ka oluline, no ütleme siis likviidsed vahendid täna on, vaatan täpselt 108 500, et noh, tegelikkuses siis kogu portfellist 9%, noh, vajadusel me saame sealt nagu raha võtta ja no tegelikult meil on ka pikaajalises võlas on ka veel 8%, et noh, ütleme, võlainstrumentides on mingi 17%, et noh, likviidsus tegelikult on, ja aga lihtsalt Meelisega ei taha seda siin nüüd kohe kiiresti nüüd laiaks lüüa, et siin võib nagu väga häid nagu ostukohti veel tekkida. Aga vaatan siin kella, et me peame minema nüüd enda viimase ploki juurde, et kuulajate küsimused, täname kõiki, kes küsimusi esitavad, et tuletan meelde investeerimisjutud@swedbank.ee on see aadress, kuhu alati võib kirjutada ja soovitada, kuidas saadet veel paremini teha või kui teil midagi südamel on, siis andke teada. Aga nagu ma ennem juba natuke vihjasin, siis noh, tunda on, et inimesed mõtted on ka USA peal rohkem ja noh, kui USA on tõesti nõrgemaks läinud, siis need küsimused on väga palju tulnud ja Robert siis küsibki, et noh, tema nüüd on investeerimisega noh, suhteliselt vähe veel tegenud, et on umbes 18 aastane, natuke üle 18 aastane ja pool aastat investeerimisega tegelenud ja tema on siis kasutanud siis dollar cost average süsteemi, et noh, ütleme siis vaikselt juurde nagu investeerinud ja täna on siis pigem investeerinud SP500 ja Nasdaqi indeksisse, Nvidia ja Microsofti aktsiasse. Alguses oli kõik väga hästi, aga nüüd viimane kuu oli siin, ütleme, alguses oli 10% plussis, nüüd on natuke juba miinuses ja tal on siis nagu väga lihtne inimlik küsimus, et mida selline algaja investor võiks nagu teha. Variant 1, mitte midagi, number 2, osta nagu need positsioone vaikselt juurde, 3. variant on, et müüa kasvuaktsiad ja osta dividendiaktsiad ja või siis noh, siseneda Euroopa turu poole, et noh, ütleme sellist, no eks ma kuulan sinu arvamust ka, Martin, aga noh, ütleme, ma arvan, ainuõiget vastust siin ei ole, et noh, inimesed on nagu erinevad, noh, igal ühel on siis oma selline investeerimisstrateegia, et noh, kui sa hakkasid sellesse, no ütleme, tehnoloogia asja ja SP500 investeerima, noh, tegelikult SP500 ajalooliselt ma ütleks kõige edukam indeks üldse olnud, et noh, siis lihtsalt jätka. Ma arvan, et kõige ruolam asi, mis sa täna teha saaksid, on lihtsalt nagu no hirmuga kõik maha müüa, et noh, pigem kõik sõltub nagu summadest, aga mina igal juhul jätkaks neid regulaarseid investeeringuid ja võib-olla Euroopa turgu kohe ei ostaks juurde, et noh, kuna ütleme siin tõesti natuke rohkem kui 2 kuuga on nad siin 10-15% juba ülevas läinud, aga võib-olla vaataks isegi võib-olla natuke Skandinaavia poole peale, sama Soome ja Rootsi ja Norra ja miks mitte ka Eesti, Vana-Euroopa jätaks võib-olla kõrvale ja USAs ma jätkaks seda vaikselt juurde ostmist. Aga kuidas sulle tundub, Martin, mida sina teeksid, kui sina oleks selles olukorras või kuidas sa enda portfelliga täna teed?
No esiteks ma pean Robertit kiitma, et juba 18-aastaselt nii aktiivselt investeerib, et see on tõesti suur samm. No, suure tõenäosusega see portfell veel kõige suurem ei ole ja võib-olla need summad ei ole kõige suuremad, et ma prooviks ikkagi iga kuu sisse panna ja mõtleks uuesti oma investeerimisteesi üle, et kas seal tõesti on midagi muutunud või on need kõik Trumpi sõnad, mis on siis aktsiahindades väljenduvad. Et iga kuu paneks jälle juurde ja ei hakkaks siin midagi ajastama, jääks rahulikuks. No siin on vaata kaks asja, esiteks sa saad aktsiad odava hinnaga, aga sa saad ju sama, no ma ei tea, kui sa ennem panid nagu 100 eurot kõrvale ja siis sa saad selle 100 euro eest ju 4,5 eurot juba nagu valuutakursi pealt juurde, kuna nagu valuutakurss on nõrgenud, sa saad rohkem dollareid lihtsalt. Jah, ta on ikkagi oma teekonna alguses just, ka, et siin on just veel minna kümneid ja kümneid aastaid, et see, mis praegune olukord on, et me oleme näinud ju minevikus ka siukseid teravaid kukkumisi igasuguste uudiste ja asjade peale, et see ei väljendu ju reaalsuses, et nüüd olukord hakkabki selline olema. Ja ma ütleks niimoodi, et kujutame sellist olukorda, kus maailmas ühtegi muret ei oleks. Kõik on nagu lust ja lillepidu, siis ei saaks ju kunagi ühtegi aktsiat soodsa hinnaga osta. Et soodsa hinnaga saab ikkagi osta siis, kui on hirm ja hirmud tekivad siis, kui on mingid mured on ju, aga mured lahendatakse ühel hetkel ära ja et soovitus on jätka ostmist ja võib-olla laienda oma portfelli lihtsalt. Jah, hirmust tekivad võimalused. Just. Roomet tänab saatest ja teda huvitavad siis, ütleme, tehisintellekti aktsiad rohkem ja eeskätt nagu väiksemad siin SoundHound ja siis Nano X Imaging ja need on ka nagu päris palju alla müüdud ja ta siis on natuke uurinud neid ja tundub, et on selline jätkusuutlik tootearendus ja pikamas perspektiivis võiks ju potentsiaali olla ja lihtne inimlik küsimus, kas nüüd on soodne ostukoht. Tuletame veel kord, et ei mina, Meelis ega Martin ega keegi pangandusest, ükskõik mis pangast ei saa otseselt aktsiasoovitusi nagu anda, et me saame lihtsalt aidata kaasa mõelda. Natuke vaatasin neid ettevõtteid, kindlasti nad on keskmisest suurema riskiga, tehisintellekti aktsiad, kogu maailm järgib pigem, ütleme, Nvidiat ja siis vaadatakse Microsofti ja Broadcomi ja mõnesid, ütleme, Palantiiri võib-olla. Need on sellised väiksemad, kumbki nendest täna raha veel ei teeni, aga see on selline usu küsimus, et kui sa seda valdkonna rohkem usud ja tead ja tunned, siis pikemas perspektiivis miks mitte, aga sa pead olema lühiajaliselt nagu valmis, et tegelikult nad võivad siit veel nagu kukkuda, et täna natuke nagu kukkuva noa püüdmine tundub mulle, ma kõigepealt ootaks ära, millal need suuremad tehisintellekti firmad mingi põhja nagu saavutavad ja siis tõenäoliselt esialgu see raha läheb nagu sinna ja siis võib-olla mõne aja pärast nagu väiksemad, aga need on tõesti siis, nagu ma ütlesin, keskmisest selgelt riskantsemad asjad ja ärge nendesse pange väga suurt osa kogu oma portfellist, et maksimum 5% ma ütleks. Siis Arno, algus oli väga tore Arno, kui sa kirjutasid meile, et ootame investeerimishuviliste sõpradega iga esmaspäevast uut podcasti alati huviga. Teie 2 podcasti investeerimisest on ikka äge asi, et oma oskusi ja teadmisi jagate. See on põnev ja tekitab indu ise ka tegutsema hakata. Aitäh, Arno, heade soovide eest. Aga tal on väga asjalikud küsimused ka, et Arno on ka ju märganud, et SP500 on nagu allapoole tulnud ja selline populaarne indeks nagu ICS MSCI World, maailma indeks tippudes 10% alla. Et kas see võiks olla pikaajalise investori jaoks, kes investeerib vähemalt 5-7 aasta perspektiivis, kasulik sisenemiskoht, kui on plaanis esmalt veidi suurem summa investeerida ja siis igakuiselt täiendavad maksed juurde. Jah, ma nüüd väga suure summaga julgeks investeerida, see kukkumine ei ole väga suur veel olnud, et me võime näha veel suuremaid kukkumisi, kui ütleme, turud ikkagi Trumpi nagu uskuma ei hakka, et ma täna ütleks niimoodi, Arno, sulle, et pane need regulaarsed maksed juba peale, aga see pilt võib natukene veel verisemaks minna, et ma väga suure summaga ei läheks täna peale või kuidas sina, Martin, teeks? Mulle tundub ka, et ikkagi kui on mingi suurem summa ootel, siis tasuks see ikkagi jagada väiksemateks tükkideks ja siis vaadata vastavalt oma sisetundele või lihtsalt suurema pikema perioodi jooksul see ilusti ära jagada iga kuu natuke rohkem sisse ja vaadata, kuidas see turg käitub, et siin on veel nii häid kui halb uudiseid tulemas kindlasti Trumpi poolt. Jah, ja Arno toob ka selle hea näite, et tõesti sageli investorid vaatavad taha vaate peeglisse ja
ja mõtlevad, et miks ma nii vähe sinna investeerisin, et üks kuulaja eelmine saade kirjutas, et ta ostis 26 Palantiiri aktsiat, vist mingi $7-8, see ju läks mingi 15 korda peaaegu ülesse ja siis kindlasti tekib selline küsimus, et miks ma nii vähe investeerisin, et kas täna võiks ka mingi selline koht olla, kus investorid kahetsevad, et miks ma nii vähe investeerisin, et ma arvan, veel ei ole, ütlen, et see veel ei ole väga suur langus, on ju, et ütleme, suur langus, kus turud läheksid nagu karuturule on vähemalt 20% langust, et täna me räägime eurodest 7%, et ja kuna ei ole olnud väga suurt langust, siis ma kordan veel kord üle, et suure summaga liiga vara veel, et minna nagu ostma. Ja siis mu enda nimega Tarmo on siin küsinud, et samamoodi räägib siin USA turust ja toob välja siin, ütleme, korra siin loen, et vaadates neid suuremaid liikumisi, siis suuremate kukkujatena silma jääb Tesla, Nvidia, tõesti Tesla on siin vaata kõige enam nagu kukkunud ja mille suhtes tema ka on täna pigem ettevaatlik, mina oleks ka Tesla suhtes ettevaatlik vaadates, mis maailmas nagu toimub, et tuleb järjest uudised, kus on nagu müügid ju kukkunud, et Euroopas siin 50%, Austraalias mingi 70%, osasid investorid Trump ärritab, aga ma arvan, Elon Musk ärritab nagu oluliselt rohkem. Elon Musk on päris palju investoreid kurjaks ajanud, et need, kes endale ikkagi Tesla on ostnud, et päris mitmed on sinna peale kleepsu pannud, et ostsin enne, kui Elon hulluks läks, et natuke siuke Elon on oma mõtete väljendamisega päris paljusid kurjaks ajanud. Tarmo toob ka välja, et suurtest seitsmikust, ütleme, kes pole palju kukkunud, on Apple tõesti, aga teised Amazon, Alphabet, Meta, ütleme, on siin kukkunud nagu arvestatavad, ka Microsoft ja kõige parem hinnakasumi suhe on siis Alphabetil ja ütleme, nende puhul on siis teemaks see monopoolne seisund ja tema küsimus ongi see, et kas siis kõike seda teades oleks võib-olla täna hea koht seda Alphabeti osta, kui me nüüd vaatame tehnilise pildi pealt, täitsa okei juba enam-vähem, fundamentaalse poole pealt ka ja ütleme tehisintellekti poole pealt ka, eks ta hoolimata sellest, et viimane kvartal need numbrid on nagu nõrgemad, siis potentsiaali nagu on, aga mind tõesti ennast ka isiklikult võib-olla kõige enam see Alphabeti puhul natukene hirmutabki see, et ma ei tea, mida see Trump teeb ja nende meeskond, et kas nüüd Trump on see mees, kes hakkab need ettevõtted nagu lõhkuma ja ammutama, siin on räägitud ka, et Alibaba tükeldama ära ja tõenäoliselt tükeldataksegi, aga see oli pigem nagu Bideni soov ja demokraatide soov, et ma võib-olla seda Alphabeti suurimaks riskiks võib-olla ongi see võib-olla, et äkki hakatakse tükeldama, pluss see, et mis saab siis, kui Trump ikkagi Euroopa väga välja vihastab, et siis ikkagi nii Metale kui ka Alphabetile ja mõnedele veel, ega Euroopa võib oma digimaksu ka ju teha ja päris nagu arvestatavat. Raske isegi öelda, ma isiklikult ei osta veel neid USA suuri tehnoloogiasid, et kuigi suure Peetri portfellisse Alphabet on täna juba natuke meil ju sees on ju ja andnud oma tõusu käest ära on ju. Aga tõmbame siis selleks korraks otsad kokku. Mina tänasin, Martin, mul oli väga huvitav, ma loodan sul ka ja kuulajatel ka kindlasti. Ja kindlasti, Martin, ma loodan siin tulevikus ka näha, et lisad värvi meie saatele. Ja, suur tänu kutsumast, rõõm oli siin olla, et väga põnevad vestlused ja läheb aina põnevamaks. Ja, kõik head ja kuulmiseni. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool, aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.